tervitused, käes on reede. Täna on jällegi Coop Coca-Cool. Me oleme tulnud siia Cookbooki kohvikusse ja valmistame mõnusa suvise vürtsika veiseliha wrapi. Lähme kööki ja vaatame, kuidas see välja näeb. Suvine, lihtne, mõnus roog. Valmistada on seda lihtne. Kõigepealt peseme köögiviljad, siis viilutame köögiviljad. Kirstomatid mõnusalt lihtsalt pooleks, neid ei ole vaja väga väikseks tükeldada, sest me tahame, et siit tuleb mahla välja. Samas meile piisab sellest, kui tomat jääb ka poolenisti terveks. Punane sibul, väga mõnus komponent näiteks wrapi vahel. Kui ma muidu toores sibulat ei söö, siis niimoodi mõnusalt vokituna wrapi vahel või liha juures. Väga hea! Kui te armastate vürtsi, kasutage jalapeñot. Pange siia ka näiteks selline 3-4 ratast jalapeñot sisse. Ja värskuse mõttes, miks mitte natukene ka brokolit. Paneme panni lääled sisse. Lisame pannile natukene õli ja hakkamegi vokkima. Samal ajal, kui pann kuumaks läheb, viilutame ära ka veiseliha. Ma olen võtnud sellise jämedama mõnusa grilltüki. Meil läheb ühe wrapi sisse, ütleme sellised 6-7 riba. See on paras. Siis meil on ka küüslauk. Paneme ka siit 20 küüslauku. Te vaadake, kui kirju see kõik välja näeb. Võtame siit kõigepealt liha. Laseme liha kergelt pruuniks. Siis kohe lähevad ka köögiviljad siia sekka. Ja siin ei tohi nüüd hautada ega üle praadida. Mõnusalt kergelt vokkida, sest ega veiseliha võib ju seest jääda roosa, ilus, mõnus, punane. Maitsestame. Täna valge pipar. Paprika pulber. Paprika pulberit isegi natuke rohkem. Ja soolasuse annab siia hea sojakaste. Keegi ei keela teil panna seesamiseemneid ja nüüd lisame ka maisi. Maisi võib panna päris lõpus. Maitseks minule isiklikult meeldib koriander. Rohelisega on siis niimoodi, et lisame rohelise kõige lõpus. Seda me enam ei pea pruunistama ega praadima. Kui rohelise lisame, siis see tähendab, et see on valmis. Tõstame selle korraks siia kõrvale. Võtame järgmise panni. Laseme panni uuesti kuumaks. Panni peale wrap. Laseme ta pehmeks. Ühelt poolt, teiselt poolt. Siis segame komponendid sisse, keerame ta mõnusalt rulli ja jällegi panni peal kergelt praeme teda. Ja olemegi valmis serveerimiseks. Ja see valmib kiiremini kui 5 minutit. See on selline mõnus 5-7 minuti roog. 1 lusika täis majoneesi siia põhja. Mozzarella. Teete näpu vahel mõnusalt katki. Pool põhja. Siis paneme selle ideaalse veiseliha voki. Nüüd ülejäänud mozzarella siia peale, et ta sulaks ära. Kui juust saab kuuma köögiviljaga kokku, sulab ta kenasti ära. Ääred kokku, liigume siit üle, tõmbame näppudega selle kõik siia juurde ja keerame ta ideaalseks rulliks. Süüa mugavam, kui see on lõikatud pooleks. Vaadake, kuidas meil jooksevad mõnusad mahlad juba välja. Mõned seesamiseemned. Krõbe veiseliha wrap mahlaste köögiviljadega. Tšekk, valmis. Head isu, nautige reedet, nautige nädalavahetust.